Islamirevolutsiooni kaardivägi on sunnitud alluma Trumpi korraldusele. Avalikult režiim eitab seda. Galibov süüdistas Trumpi selles, et ta tahab muuta läbirääkimiste laua alistumise lauaks. Iraani suursaadik Pakistanis kordas, et suur tsivilisatsiooniga rahvas ei pea läbirääkimisi ähvarduste all. Aga tegelikkus liigub hoopis teises suunas kui see avalik eitamine. Ja kui me üksikasju uurime, näeme Iraani, kellel pole valikuid ja kes on juba allutatud võimsa Ameerika Ühendriikide poolt Donald Trumpi juhtimisel. Ja see ongi selle 2026. aasta 21. aprilli keskne punkt. Pärast päevi kestud ähvardusi, taganemist ja vastuolusid jõudis Iraani režiim hetkeni, kus ta ei suuda enam toetuda ainult väljakutset esitavale retoorikale. Läbirääkimised sõja üle Iraaniga on nüüd jõudnud lõppfaasi ja näha on, kuidas Teheranit survestatakse otse USA poolt läbirääkimiste laua taha. Toimuv on lihtne mõista. Režiimi kõige karmim tuumik püüdis aega võita, püüdis tingimusi kehtestada ja püüdis jätta endast jõulise mulje. Kuid sõjaline surve, blokaad ja uue eskalatsiooni oht muutsid olukorda. Nüüd ei paista islamirevolutsiooni kaardivägi enam jõuna, mis tempot dikteerib. Ta näib olevat survestatud struktuur, mis on sunnitud reageerima Trumpi edasiliikumisele ja Iraani ümber kasvavale survele. Ameerika Ühendriigid tahavad kokkulepet, mis takistaks Iraanil tuumarelva omandamise võimekust säilitamast ning samal ajal väldiks uut ja veelgi suuremat nafta- ja turušokki. Teheran soovib omalt poolt säilitada osa oma tuumaprogrammist, hoida õigust uraani rikastada ning saada sanktsioonidele ja mereblokaadile leevendust. Seda vastasseisu juhivad Donald Trump, tema meeskond ja Iraani poolelt sellised tegelased nagu Mohammed Bakr Galibov ning režiimi kõige karmim aparaat. Millal see lõplikult plahvatab? Täna, 21. aprillil vaherahu viimases faasis, mis Reutersi andmetel peaks lõppema 22. aprilli õhtul, umbes kell 8 õhtul Ameerika Ühendriikide idaranniku aja järgi. Kus? Islamabadis, Hormuzi väinas ja Iraani sadamates. Sündmus, mis kõik selleni viis, oli Iraani kaubalaeva Tosca arestimine. Associated Press teatas, et Ameerika Ühendriigid ründasid ja hõivasid laeva pärast seda, kui laeva süüdistati mereblokaadi murdmise katses Hormuzi väina lähedal. Reuters lisas, et keskväe juhatus teatas, et alus eiras 6 tunni jooksul korduvalt antud hoiatusi. See oli esimene kinnipidamine pärast Iraani sadamate blokaadi algust. See muutis kogu olukorra. Kuni selle hetkeni üritas Teheran veel hoida muljet, et ta suudab tingimusi dikteerida. Pärast seda muutus jõu näitamine raskemaks. Kui Iraani laev kinni peeti, meeskond vahistati ja rahvusvaheline surve kasvas. See oli poliitiline, sõjaline ja sümboolne hoop. Seetõttu sai alistumise idee sel teisipäeval nii palju jõudu juurde. Reuters teatas, et üks kõrgetasemeline Iraani ametnik ütles, et Teheran vaatab osalemist kõnelustel positiivselt üle, kuigi nad nõuavad endiselt õiguse tunnustamist uraani rikastada. Lihtsas keeles öeldes räägib režiim väljakutsuvalt, kuid tegutseb nagu nurka surutud. Toonilt jäi kindlaks, tegudes andis järele. Ja just siin tulebki mängu tänane detail. Trump töötab selle kallal selge meetodiga. Ta tahab, et Iraan tuleks tagasi läbirääkimiste laua taha, mitte võrdsetel tingimustel, vaid surve all. Esmaspäeval ütles ta Reutersi andmetel, et nad hakkavad läbi rääkima ja lisas, et loodab õiglasele kokkuleppele. Ta tegi selgeks, et Iraanil ei saa olema tuumarelva. Samal ajal hoidis ta jõus ähvarduse hävitada sillad ja elektrijaamad, kui Teheran tema tingimused tagasi lükkab. Valge Maja kinnitas sama seisukohta. Caroline Leavitt ütles Fox Newsile, keda tsiteeris Reuters, et kokkulepe on lähedal tänu sõjalise operatsiooni edule ja Trumpi karmile stiilile. Sõnum on jõhker. Kõigepealt purustada, siis läbi rääkida. Washingtoni jaoks avas jõudvestluse. Kas majanduslik olukord aitab seletada, miks Teheran nii palju kõhkleb? Associated Press tõi esile, et Iraani laeva arestimine Ameerika Ühendriikide mereväe poolt süvendas hirmu ühe viimaste aastakümnete kõige hullemate energiakriiside ees. Iraan teab, et selle surve jätkumine võib kahjustada režiimi mitte ainult sõjaliselt, vaid ka rahavoo, ekspordi ja majandusliku ellujäämise osas.
Pakistanist sai selle vaidluse keskpunkt, sest ta püüab takistada vaherahu lõppemist enne järgmist vooru. Reuters teatas, et on hoog sees, et läbirääkimised jätkuvad kolmapäeval ja et J.D. Vance'i oodati Islamabadi. Sama raporti kohaselt võib Trump osaleda kas isiklikult või virtuaalselt, kui leping allkirjastatakse. Islamabad on juba praktiliselt suletud. Ligi 20 000 turvatöötajat on mobiliseeritud. Associated Press registreeris samuti politsei piirangu tugevdamise Pakistani pealinnas. See tähendab, et samal ajal kui Teheran püüab näidata, et tema otsustab tempo, näitab olukord koha peal hoopis midagi muud. Linn valmistati ette tähtsateks kõnelusteks, sest kõik teavad, et otsustav faas on kätte jõudnud. Täna ei arutata enam, kas surve on olemas. Arutatakse ainult seda, kui suuri järeleandmisi Iraan peab tegema. Veel üks plahvatusohtlik detail. Iraan püüab kasutada Hormuzi hoovana, kuid riskib sellega, et muudab selle kaardi lõksuks. Reuters teatas, et Teheran loodab kasutada väina selleks, et saavutada kokkuleppe, mis väldiks sõja taasalustamist ja leevendaks sanktsioone. Aga seesama samm suurendab ülemaailmset hirmu ja sunnib teisi riike survestama stabiilsuse nimel. Ja see tugevdab Washingtoni väidet, et Iraani režiimist on saanud energia, kaubanduse ja julgeoleku jaoks segadust tekitav tegur. Kui Iraan surub Hormuzi kinni, saab ta ühelt poolt väljapressimisvõimu, kuid kaotab teiselt poolt legitiimsuse ja tõmbab endale rohkem vastureaktsioone. See ongi tänase päeva sõlmpunkt. Tööriist, mida Teheran kasutab surve avaldamiseks, võib olla seesama, mis surub režiimi üha karmimate läbirääkimiste laua taha. Seetõttu tähistavad need sündmused päeva, mil Iraani režiimi trotslik narratiiv põrkas kokku piiramisrõnga reaalsusega. Ta ütles, et ei aktsepteeri survet, kuid hakkas siiski oma kohalolekut üle vaatama. Ta ütles, et ei pea läbirääkimisi ähvarduste all, kuid nägi, kuidas Islamabad valmistati otsustavaks vooruks ette. Ta väitis, et tal on mängu üle endiselt kontroll, kuid üks tema laevadest võeti üle. Ta nägi blokaadi jätkumist, nägi, kuidas Trump karmistas oma tooni ja nägi, kuidas aeg tema kahjuks tiksus. Kui läbirääkimised edasi liiguvad, esitleb Trump seda tõendina, et režiim andis järele. Kui see takerdub, on vaherahu veelgi lähemal kokkuvarisemisele. Ühel või teisel moel on lõppfaas juba alanud. Ja see algas Teherani jaoks kõige halvemal viisil. Islami revolutsiooniline kaardivägi püüab näida kindlana, kuid on sattunud olukorda, kus Ameerika Ühendriikide surve hakkas tempot dikteerima.